millegi rääkida või midagi tõestada. Mis te ütlete näiteks härrad prouad poliitikud selle kohta, et selleks, et võimu teostada, selleks on vaja võimule saada ja kui meie kuulaja teab, et on olemas veel üks erakond, kes pakub välja suhteliselt kohe 1000 eurost miinimumpalka, siis ei ole ju väga keeruline otsustada. No kui tohib, siis mina olen käinud inimestega üsna palju kohtumas ja teate, mis on üks esimesi küsimusi olnud eakamatel ja elukogenud inimestel. Nad kõigepealt küsivad, et miks te lubate selliseid asju, mida pole võimalik teha? Lubate oma 800 ja 1000 miinimumpalka. No, nad on aru saanud, et selline lubadus on, nad pole veel aru saanud iga kord, kes seda lubanud on. Ja kui täna hommikul televisiooni vaatasime, siis seal oli ka tehtud ülevaade nende kõige populistlikumate lubaduste topist. Ehk et Praxis oma analüütiku mõtlemisega oli need välja valinud ja siis lasti ka tööandjatel, erinevatel ettevõtetel siis ja ekspertidel siis analüüsida ja hinnata seda. No see 1000 euro miinimumpalk oli seal, ma ei mäleta, kas teisel või kolmandal kohal, teisel kohal, sellepärast, et seal ei ole vaja üldse väga palju arvutada, et aru saada, et see ongi ainult populism, et lüüa selle nataki nagu kärbsepiitsaga selle 1000 euroga. Sest täna me oleme rääkinud, esiteks punkt 1, see ei ole erakonna lubada, see on ametiühingute tööandjate kokkuleppe ja punkt 2, kui selline asi ka riik kuidagi jõuga kehtestaks, siis loob ta töötust ja ettevõtetele paneb suure pirni, et tegelikult me näeme siis järjekordasid töötukassu ukse taga. Nii et selles mõttes see on kohe lausa halb lubadus. Jaanus, sinu erakond on lubanud tõsta. Selles mõttes kõigepealt me ei räägi sellest, et kohe ja homme, vaid me räägime eesmärgist kui sellisest 4 aasta pärast. Sest lõppkokkuvõtteks ükskõik täna, missugune koalitsioon ka peale valimisi sõlmitakse, sest ma arvan, et miinimumpalga tõus ühel või teisel moel ikkagi kajastub. Sest ega riigi valitsusel on paratamatult siiski ka mõju nendele protsessidele, kuidas seda miinimumpalka nagu määratakse, nagu ma siin ütlesin, et ega Eestis ei ole ei töövõtjad, organisatsioon, kuhu kuulub 25% ettevõtetest ja ametiühingud, kuhu kuulub ainult 6% töövõtjatest, et ma ei arva, et see on nüüd nagu see viimane pitsat, kuhu jõuda. Et tegelikult on täna see praktiliselt kõikide erakondade eesmärkide kirjas ja põhimõtteliselt, et palgavaesusest välja pääseda, siis on ainukene lihtne võimalus, palk peab tõusma. Ja ta peab tõusma rohkem nendes piirkondades, selles valimisringkonnas, kus me siin elame, ehk siis Eesti südamaal ja võib-olla äärealadel, et selle eesmärgi poole tuleb liikuda. Ja selles mõttes hakkame vaikselt minema ja me jõuame sinna välja ja ma arvan, et see on võib-olla kui mitte 4, siis 5 või 6 aasta pärast tegelikult teostatav. Mul on vaheküsimus, mis suunab juttu. Ega samamoodi, üks probleem, mis mind nagu ausalt öeldes ongi häirinud ja võib-olla ka väga paljusid inimesi, sest ka mina suudan vaadata nagu seda teemat täna võib-olla ka mitte niivõrd poliitikuna, vaid ettevõtja ja kodanikuna, et tegelikult ongi ju probleem, et erakonnad lubavad kõigile raha kohe kätte ja palju. Et see ei ole täna ühe erakonna teema, vaid see on kõigi teema. Aitäh, Jaanus. Ma suunaksin selle jutu praegu Jürgenile sellise väikese vaheküsimusega, et Jürgen, sa näitasid ühte toredat graafikut, kus oli näha, et Kreeka ja Portugal, keda me kumbki ei saa endale nagu sihtmudeliks seada, on meist tunduvalt kõrgema miinimumpalgaga ja väga arenenud riigid kipuvad olema meist väiksema miinimumpalgaga. Äkki tööpuuduse likvideerimiseks oleks vaja hakata hoopis riigimehelikult käituma ja miinimumpalka alandama ja vastu võtma kõike seda pauku, mis poliitilises plaanis valimistel sellest tuleb. Ei, kindlasti ei tohi. Nüüd sa nagu provotseerid. No ma vabandan, see on minu kõigepealt, et küsimus on iseenesest hea. Tegelikult Saksamaa sai oma kõrged palgad ilma igasuguse miinimumpalga kehtestamiseta, aga meil on see selline kokkulepe olnud ja mina toetan seda, et miinimumpalk tõuseks, aga see on kindlasti ikkagi ettevõtjate ja ametiühingute kokkulepe. Nemad teavad, kui palju konkreetses firmas ja siis keskeltläbi seda saab tõsta, et kui ta on hakanud kiiremini kasvama, mul on sellest hea meel. Aga ma näitasin seda pilti tõepoolest, kus olid Euroopas umbes 15 riiki,
kes meiega võrreldavad elatustasemelt, mitte üheski riigis ei ole midagi sarnast, et 4 aastaga sellisel määral, et 2-kordistub miinimumpalk. Ja on 2 riiki, kes on seda üritanud teha, ütleme niimoodi 50 või veerandi ulatuses või poole ulatuses, need on Kreeka ja Portugal, kes lõpetasid kriisis. Et see on ikka massiivne töökohtade kadumine, see on massiivne tööpuudus, mis sellega tuleb ja Portugal suutis seda nüüd kriisiprogrammis külmutada, Kreeka pidi seda järsult siis vähendama. Mis need tasemed on? Kreeka oma oli just seal kusagil sotside oma 800 peal, nad pidid selle kärpima järsult 600 peale tagasi ja isegi see on neil hoidnud takistanud tegelikult tööhõive suurendamist. Nüüd nad kommunistid tõstsid, eks ole, uuesti 750 peale, mis hästi ei lõppe kindlasti. Ja teised riigid, kes on meiega võrreldavad, seal Poolad, Ungarid, kes olid kunagi meist tunduvalt jõukamad, on kõik meiega ühe koha peal. Me oleme neil elatustasemelt järgi jõudnud ja ka miinimumpalgalt oleme Poolaga enam-vähem ühel tasemel. Teised kõik on madalamad. Läti, Leedu on madalam. Ja meie probleem on praegu see, kui rääkida ka mõnede tehaste ärakolimist või seda, et liiga palju sellest räägitakse, et Läti, Leedu läheb mööda. Aga on näiteid. Lätis ja Leedus on tunduvalt madalamad palgad. Seal on mingi veerandiline vahe, räägitakse, et nad maru hästi elavad, ei, neil on palgad, pensionid madalad. Ja odava tööjõu kohti kipuvad nad teinekord meilt ära võtma. Viimane kuulus näide oli selle juhtmetehasega Haapsalus, kurb. Aga sellega peab olema anname järje vahepeal sekka, et siin rääkides palkade kasvust, et paraku tänane majandussituatsioon Euroopas kui ka Eestis ei näita mitte seda, et palkade kasvule saaks eriliselt loota tulevikus, et siin ongi, et ikkagi tuleme tagasi sinna, et pigem on see, mis nüüd ütleme elanikkonnale raha rohkem kätte võib jätta, on maksukoormuse alandamine aga teisest küljest jälle, et riik on ennast nii raskesse seisu viinud, et ta oluliselt ei saa maksukoormust alandada, seega peame ikkagi oluliseks seda maksukoormuse alandamist teha diferentseeritud. Kuidas riik nii raskes olukorda on kestunud? Jah, ei, me oleme siin kuulnud konkreetsed ettepanekud. Konkreetsed ei ikkagi seesama, et me ei saa loota sellele, et meil palgad tänases majandussituatsioonis oluliselt tõusevad. Me teeme kõik selleks küll, kuid see sõltub eelkõige ikkagi ettevõtjatest. Aga me räägime praegu täna riigi võimalustest ja riik saab eelkõige muuta maksusüsteemi, kust makse alandatakse kõige rohkem neil selles sektoris, mis kõige rohkem seda alandamist vajab. Ja mitte maksuvaba miinimum, vaid tulumaksu alandamise läbi näen mina seda nagu kõige selgemalt. Ja just lastega AP. Sa jätad siis vaesemad ilma selles. See populism, härra Ligi, et me vajame praegu ikkagi lastega peredele enam toetust. Ja toetust, aga kui sa annad maksuvabastust, siis sa jätad vaesemad ilma. Toetust tuleb anda. See ei ole toetust. Maksuvabastus on toetust. See ei ole toetust. Teeme järgi.